hei, meie jälle siin, mina ja Märten, saade Börsijutud number 80 alustab. Täna on 20. november, aasta on 2025. tere hommikust, Märten. Ma mõni aasta tagasi kuulsin ühest podcastist, et hommikuti peale ärkamist on hea minna õue ja niimoodi 10 minutit päikest saada. Et siis nagu see on kehale hea, tervisele hea, et mina tegin täna hommikul juba ära, et kuidas sinuga lood on? No mina tegin ka, ma läksin ka kell 8 õue, aga väga polnud vist nagu valgekski läinud ja päiksest polnud haisugi. nii et mul on selle üle hea meel. okei, mis muud head? Mis muud head, no võib-olla siin jätame selle eraelulise lahkamise kõrvale ja räägime äkki investeerimise teemadest ja räägime börsidest või? või sa tahad, või sa tahad muid teemasid täna sisse tuua? Ei plaaninud, võime vabalt rääkida turgudest. mis jah uudist siis turgudega seoses? sul on kohe midagi hingel, mida ära rääkida või? Äh, turgudega seoses, no mõnes mõttes nagu hingel ei ole, on ju, et mina käin oma hinge puistamas kenasti Miljoni klubi Discordis ja Miljoni klubi e-kirjades ja videokõnedes. et seal ma saan oma mured kõik lauale tuua või siis ka muud tähelepanekud, on ju, mitte ainult mured, on ju, mured selles mõttes, et noh, kui me siin täna vaatame seda turupilti, siis nagu Markus ütles, 20. november on see kuupäev hommikul, kui salvestame või ennelõunal. eile olid Nvidia tulemused, järelturul keeras aktsia ülesse. noh, suur küsimus on ju, et kas me nüüd saame sellest pisikesest korrektsioonist uuesti noka ülespoole keerata või mitte. kui me seda ei tee, siis no mina ütlen ausalt, et kapoti alla piiludes ei paista nagu asjad väga head börsil praegu. on terve rida sektoreid, mille ETF-id või siis ütleme, et sektorite tasandil tehakse justkui nagu selliseid noh, tippe on ju mingitest vastupanutasemetest või toetustasemetest me oleme läbi kukkunud. tööstussektor ennekõike, finantssektor teisena, väikefirmad USA börsil, Russell 2000 näiteks, no need graafikud näevad nagu päris halvad välja, ütleme ausalt, kasvuaktsiad, ARK Innovation Fund, jälle päris kehv näeb see graafik välja. et kui me nüüd kuidagi nagu uuesti jalgu alla ei saa, siis noh, siis nagu see tehniline pilt on nagu päris nigel. jah, et see on see, et buy the dip või sell the rip, on ju, et on hea näha nendel hetke eufoorilistel hetkedel, vaata, kui turg avaneb kõvasti rohelises või ka päevasiseselt püüab rallida, aga siis lõpuks ikkagi jälle müüakse alla tagasi, siis see on natuke nagu sihuke distribution phase, vaata, kus laetakse nagu aktsiaid maha ja kasutatakse mingit hetke likviidsust selle tegemiseks, sest noh, meil vaata indiviididena pole seda likviidsust niimoodi USA börsil vaja, aga institutsioonidel on vaja jupphaaval hakata müüma, juhul kui nad on ju tahavad suuremalt müüma hakata, nad ei viska lihtsalt turuorderiga kõike müüki. et selles no mõttes on vot, huvitav näha ja et noh, mul, kui ma mõtlen oma see portfelli peale, siis ka mingi aeg siin tagasi ütlesin, et mul oli riski maas. äh, et ma ei olnud täielikult investeeritud. nüüd mingid strateegiad on ju, mean reversion strateegiad ostavad aktsiaid juurde, kui turg kukub. kui kukub liiga palju, siis trendistrateegiad hakkavad väljuma, on ju, et noh, mul on nagu raske öelda selles mõttes, et ma püüan kraapida nagu mõlemalt poolelt, on ju, et ühelt poolt proovin olla tugevates aktsiates tõusuga sees ja võtan langusel riski maha, aga ega teiselt poolelt teist tüüpi strateegiad võtavad just riski nõrkusega, aga nende osakaal on tavaliselt mul natuke väiksem, et ma ei taha selleks kotihoidjaks jääda. no ja tegelikult, kui me räägime näiteks short imisest või langusele panustamisest, siis noh, need, kes turgu võib-olla detailsemalt jälgivad, siis teavad, et breakout'id on ülespoole, siis läbimurded ülespoole on fail inud nagu päris palju siin viimased praktiliselt juba kuu aega. aga ega tegelikult nagu breakdown'id ehk allapoole läbimurded on ka päris palju fail inud, et kuulen ja näen siin nagu neid, noh, mitte investoreid, kauplejaid, kes on siis langusele panustanud
ja on saanud seal nagu kõvasti pihta, sellepärast et nagu justkui hakkab minema, aga siis tuleb tagasi ja on tšau-pakaa, on ju, et siin tervishoid on võib-olla hea näide üksikaktsiate valguses, seal neid liikumisi on päris tugevaid olnud. jaa, võib-olla küll jah, sest kui ma vaatan, noh, me oleme sellest vist rääkinud varem ka, aga ma ei ole nagu short imiseks ehk lühikeseks müügiks, siis langusele panustamiseks leidnud mingit head pikaajalist kvantitatiivset strateegiat ja seetõttu mul suur osa või noh, ütleme enamik short positsioonidest on lühiajalised või sihuke swing'id, on ju, et mõnest päevast paari nädalani, aga ma niimoodi väga pikalt aktsiates, üksikaktsiates short ei istu. Ja siis ongi jah, nende breakdown idega võib olla tihti küll see, et kui on niisugune choppy turg ehk niisugune volatiilne üles-alla, ei ole kindlat suunda, siis võtabki väikseid kaotusi, aga siis mingi muu strateegia nagu kompenseerib seda üldjuhul. no mis selles korrektsioonis praegu tundub natukene teistmoodi minu jaoks on see, et need, kuidas me siis nimetame neid, kahjumlikud kasvukad või siuksed loteriipiletid ja sellised ettevõtted on ju, ma räägin siin Cipher, Iron, ma ei tea, Sezzle, Quantum Computing on ju mingisugused noh, siuksed Planet Labs, Rocket Lab siuksed kasvukad, mis siin aasta alguses tegid või aasta esimeses pooles tegid meeletut sõitu, need on siin alla tulnud siis tänaseks juba võib-olla –20, 30, 40, 50, 60. ja, ja mina vähemalt ei näe, et nagu väga palju oleks nüüd ostuhuvi, on ju, et muidu oli kogu aeg sihuke Paide tipp on ju, nüüd saab soodsamalt, ostame korrektsiooni pealt ja sõidame edasi. Et nüüd nagu midagi justkui oleks nagu murdunud investor meelsuses või spekuleerijate meelsuses, kes nendes aktsiates toimetavad, nimetame seda siis võib-olla nii. ja, ja turul tervikuna ka on ju noh, kas see ai on mullis, ei ole. noh, juba esitatakse neid küsimusi, on ju. ja ma lihtsalt toon näite, et meil Miljoni klubis on laual olnud siin selline aktsia USA börsilt nagu IREN on ju, IREN kauplemissümboli all, mida Swedbanki podcast'is väga sageli noh, peaaegu et võib juba öelda, et promotakse, sellepärast et täpselt nõnda ta meil siin Miljoni klubis lauale tuuakse, on ju. ja küsitakse, et noh, et vaatame sinna ettevõttesse sisse, et mis seal nagu paistab. ja, ja hästi huvitav on nagu see, et ma nüüd esimest korda kuulen neid küsimusi küsitavad ka nagu avalikus finantsmeedias ja selles finants Twitteris või X-is on ju, et kui Nvidia juht ütleb, et oh, ärge muretsege, meie kliendid peavad niikuinii ostma uusi kiipe, sellepärast põhimõtteliselt kiibid aeguvad aastaga, meil tulevad uued paremad peale. ja siis on need ettevõtted, kes siis ostavad neid kiipe, pakuvad neid arvutusvõimsusi, IREN on siis üks nendest, Cipher näiteks ka, pakuvad arvutusvõimsusi nüüd Microsoftile või teistele sellistele suurfirmadele, keda siis kutsutakse hyperscaleriteks, siis nemad amortiseerivad nagu mõnusalt neid kiipe on ju 5 või 10 aasta peale ehk kannavad kuludesse. nüüd üks pool ütleb, et kuulge kutid, et aasta pärast te peate ostma uued sisuliselt. ja siis raamatupidamises kajastatakse, et noh, äkki 5-10 aastat jooksutame nende kiipide peal oma andmekeskusi, siis midagi on seal nagu nihkes ja tore on näha, et neid küsimusi tasapisi hakatakse tõstatama. Su see jutt tuletab mulle hästi meelde, miks ma fundamentaale üldse ei vaata ega mingeid lugusid, vaid olen puhtalt hinnaliikumise põhine ja kui tõuseb, siis tore, kui ei tõuse, siis tšau, pakaa, ma võtan oma raha välja. nii et ega ma selles mõttes sellele loole midagi juurde ei oska lisada, aga mul tekkis siin küsimus, et sa loetlesid üles neid mingeid kvantarvutite ja neid mingeid suuri lennukaktsiaid sel aastal ja paar tikerit ma tundsin ära, mis justkui on minu Excelis ka sees või läbi käinud, aga küsimus sulle, et kui palju sul endal nendes sellistes asjades oma nahka mängus on, et kas sa vaatad nagu kõrvalt ja muigad või avaldad arvamust seal Miljoni klubis või sa ise teed ka nendes aktsiates midagi? mm,
no investeerimisportfellis mul ei ole ühtegi neist. Mul no see ei olnudki, ma võtsingi kauplemisteesiga ka, sain nagu välja stopatud. Oli üks satelliitide ettevõte, Black Sky oli korraks, aga noh, hakkas liikuma alla, kuna ta oli mul nagu võetud kauplemispositsioonina, läks topist läbi, läks välja kogu lugu, on ju, aga mingis investeerimisportfellis mul ei ole nagu midagi sellist. ja see kaup. et et need asjad tulevadki lauale kuidagi jah, läbi Miljoniklubi või läbi mingisuguste kauplejate, keda ma jälgin ja jah. Ma olin hiljuti Off the Record podcastis külaline, vestlesin seal Marko Taavi ja Jake'iga oma süstemaatilisest kauplemisest. See saade peaks tegelikult tulema suht samal ajal välja nagu see meie saade. Ja sinu nimi tuli ka korraks seal ülesse, nii et aga sa võib-olla natuke vastasid juba ise siin ära, et kes et võid pärast vaadata seda saadet, et mis me seal rääkisime kauplemisest. Mhm. Ei, No mitte vot. midagi halba, ma teen nalja. Ei, mul ei ole vahet. Kuule, aga ma tegelikult praegu nagu kasutan võimalust, et lõppude lõpuks meil on siin meie oma kanal ja me neid reklaamiminuteid nagu praktiliselt ei tee, on ju. Et ma nüüd siis teen nagu natuke reklaamiminuteid ja ütlen seda, et kellel parasjagu on need investeerimise teemad kuidagi päevakajalised, sa oled oma investeerimisteekonnal selles faasis, kus sul on huvi ja tahtmist asjaga tegeleda, siis oled teretulnud. Miljoniklubi uksed on nüüd avatud, et ma ei tee enam mingisuguseid liitumisvoore. praegu ma tegin selle liitumise täitsa lahti, et saad tulla ja põhimõtteliselt on ju, kõik see käib kuu kaupa, et kui sa äh, tahadki tulla uudistama ja proovima, siis saad liituda, kui ei sobi, kuu-paari pärast lõpetad oma liikmelisuse ära, kogu lugu on ju, kuutasu enam maha ei lähe. ja, ja miks ma seda kuidagi julgustan, et mingil põhjusel see sügis ma olen nüüd hakanud jälle klubi liikmete käest saama neid kirju, et maru tore on, et meil on selline kommuun olemas, meil on selline koht olemas, kus saab küsimusi küsida, nii Discord kui siis liikmed saavad ka mulle e-kirju saata, siis ma võtan, ma ei tea, midagi, mingi teema ette, lahkan ja vastan privaatselt või saadan kõigile laiali, postitan ka Discordi näiteks, kui on võimalik. Et tundub, et on nagu kasulik asi ja täpselt nagu ma ütlen, et kui see investeerimise teema on parasjagu sinu jaoks laual ja sa tegeled nende teemadega, oma rahaasjadega ja sellise kasvukursile saamisega, oma portfelli kasvukursile saamisega, siis tule testi ja proovi ja kindlasti sa leiad midagi uut ja head, et noh, ja siis saad ise otsustada, et kas tahad jääda või mitte. meil on siin neid eriüritusi ka, igasuguseid kohtumisõhtuid igakuiseid Tartus ja Tallinnas ja suured kokkutulekud ja nüüd meil tuleb mingi jõuluüritus ja oli suveüritus, käisime golfi mängimas koos, ühesõnaga kogu seda värki on seal aastatega juba päris palju kogunenud, igaühele midagi. ja, ja ainult mina ei ole see, kes seal on ju sõna võtab, et meil siin klubi liikmed jagavad videokõnedes hiljuti maru hea signaal on ju jälle selle tipu tegemise osas, et meil on mõned sellised noh, ongi siuksed äkilisemad, noh, raketikandidaate otsivad investorid ja siis palju meil oli, 4 erinevat klubiliiget vist jagasid, et mis neil endal nagu radaril on, mis ettevõtted neile nagu meeldivad nendest väikestest kasvukatest. ja viimases videokõnes käisid meil külas Avaronist Kristel ja Rain ja Rain Leesi on alati see mees, kes tuleb välja sellise detailsuse astmega, et noh, sa tunned, et jumal tänatud, et keegi on viitsinud selle töö ära teha. ja seekord ta rääkis meile Balti kinnisvara arendajate võlakirjadest ja tal olid siuksed nagu väga head võrdlustabelid tehtud, kellel mis plussid-miinused, kui palju on omakapitali mängus, missugused on need laenude või võlakirjade kovenandid, on ju. noh, enamus investoreid ei viitsi seda tööd ära teha, tema oli selle kõik ära teinud ja jagas kenasti videokõnes ja rääkis, et missugused nad on oma võlakirjafondidesse võtnud, missuguseid mitte, kuidas nad otsustavad, miks nii, miks naa. ühesõnaga, see oli mulle endale ka väga huvitav ja kasulik,
kuigi ma võlakirjadesse ise palju ei investeeri, aga just nagu makrovaates näiteks selles valguses, et miks natukene olla ettevaatlik nende Eesti arendajate osas, kes praegu Lätti hoogsalt lähevad ja Riias kinnisvaraarendusi teevad, et väga head sisevaated olid. Vot selline lugu, miljoniklubi.ee, vaadake järgi. no väga hea. ma, paar mõtet siin tekkis, kui ma kuulasin, et kuidas sa rääkisid siin mingitest a la võlakirja variantidest või headest teesidest, ja kasulikkusest. aga mul alati kvantitatiivse turuosalisena tekib küsimus selle peale, et kuidas sa mõõdad seda, kuidas sa mõõdad näiteks, kui sa valid mingeid aktsiaid, võlakirju, mingit strateegiat, mille põhjal, kuidas sa mõõdad seda kasulikkust või tulemust? Kui sa midagi uut avastad, loed, teed uurimustööd ja siis otsustad nagu kas mingit uut instrumenti osta, investeerida kuhugi või mingit uut strateegiat rakendada. no siis see on suurepärane sissejuhatus ühele teemale, millest ma täna rääkida tahtsin, aga ma ütleks, et ma võib-olla ei ole valimist väga representatiivne isend, sellepärast et mulle meeldib paljusid asju lugeda ja kuulata lihtsalt silmaringi laiendamise pärast, et noh, see on minu eluala, ütleme siis sihuke nagu tööalane valdkond või karjäär ja ma tahan ennast hoida nende arengute ja asjadega kursis. Eile õhtul oli täpselt sama näide, et on üks Bloombergi uudiskiri, mis on nagu hullult hästi kirjutatud. Matt Levine või Levine on see, kes seda kirjutab. Need on meeletult pikad uudiskirjad, ta on endine Goldman Sachsi mingisugune M&A jurist on ju, ja ta lihtsalt nagu kirjutab nii hästi, et tahaks neid uudiskirju lugeda ja tihtilugu, kuna ta saadab need õhtu hilja, siis ma loen neid voodis. Ja siis eile tuli jutuks, naine küsis, no mis sa siin jälle loed, on ju, et kas sellest kõigest kasu ka on, mis sa siin õhtuti loed. Ja siis ma ütlen, et noh, et nagu ma ei tea, minu jaoks see on kuidagi intellektuaalselt stimuleeriv, kui ma saan neid asju teada ja ma loen neid uudseid lähenemisi. No näiteks eilne uudiskiri puudutas seda, et miks neid prediction market'i osalisi, ehk siis meil on Kalshi ja meil on keegi veel, kus saab siis panna nagu noh, nii-öelda ennustusi, on ju, binaarseid ennustusi, et miks need on nüüd siis USA-s nii-öelda futuuride järelevalve organi all, mitte mingi muu instantsi all, on ju, ühesõnaga see sihuke turutehniline mingi struktuur, aga see selleks. Et ühesõnaga mulle paljud asjad pakuvad nagu intellektuaalselt stimulatsiooni ja huvi, aga kui me räägime mõnest konkreetsest väärtpaberist või instrumendist, siis seal on ju tegelikult nagu väga lihtne, et sa pead nagu millegagi võrdlema, kui sa seda oma portfelli võtad, on ju. Noh, Mhm. ja nüüd ma põrgatan selle küsimuse tagasi sulle, Markus, et kui oluliseks sina pead tootluse mõõtmist ja tootluse võrdlemist mingi asjaga? Ja ma tahtsin kõigepealt öelda, et sul väga tark naine, et ta niimoodi küsis, et kas sellest mingit kasu ka on, sellepärast et huvitav on lihtsalt see, et mina olen andnud rohkem oma kauplemist arvutile ja tihti, kui mul tuleb mingi hea idee, kas või strateegiline idee, ma mõtlen, et see on ikka väga hea idee ja siis ma lihtsalt testin, et kuidas see idee oleks töötanud viimased 5, 15 või 30 aastat ja siis see idee läheb lihtsalt kõrvale ära, sellepärast et tegelikult seal nagu ei olnud midagi. Ja tihti on lihtsalt see, et mitte, et see selline idee, mis tundub hea, aga backtestis on kehvake, ei ole see, et ta ei teeni raha või et ta kaotab raha. Enamik juhtudel on lihtsalt see, et see ei tasu ära seda riski või kapitali allokeerimist, et lihtsalt see tulemus on nagu selline kesine või keskmine, vaata, et ikkagi iga sellise idee ja strateegia puhul, mida ma testin ja proovin, peab olema ka see, et see on ikkagi turubeetast parem, on ju. kuigi jah, nüüd vastus sinu küsimusele on see, et kui mul on strateegia paigas ja ma jooksutan midagi, siis mina võrdlengi oma backtesti tulemuse ja selle ootusega, mida ma seda strateegiat arendades või käiku pannes endale lõin
et vot see strateegia ootus on selline, võidumäär, keskmise kaotuse võidu suhe, kasumifaktor, et need statistilised näitajad ajas küll muutuvad, olenevalt, mis tururežiimis me hetkel oleme, aga see keskmine peaks nagu turutsükli üleselt välja mängima, minu jaoks on see 3 aastat, minu strateegiad üldjuhul mängivad oma statistika keskmise välja 3 aasta peale, sellepärast et iga üksik aasta, kuu või kvartal võib olla see statistiliselt nihutatud nagu ühele poole või teisele poole, aga see suurte numbrite keskmine jookseb mitme aasta peale välja. Ja siin ongi see lihtne vastus, et see näiteks turuindeksiga võrdlemine ei anna mulle midagi. ma võin sealt tekitada mingit hetke lühiajalist järeldust, et kas mul täpselt selles lühiajalises perioodis statistiliselt minu strateegia oli hästi sünkroonis turuga või mitte nii hästi, aga ta mulle nagu pikaajaliselt selle strateegia tagasisidet ei anna. Annab pikaajaline strateegia jälgimine, et kas see strateegia toimib ootuspäraselt, sest vastasel juhul ma annaks alati lühiajalistel tagasitõmmetel või kehvematel perioodidil alla ja kas siis muudaks või lõpetaks selle strateegia. Ehk siis ma saan ainult mõõta oma strateegia ajaloolist käitumist ja näha selle pealt ja võrrelda, kas see strateegia endiselt töötab või mitte. Ja minu meelest siit tekib üldse hea mõte ju, et ka turgude väliselt, vaata, üks hea soovitus elus üldse on see, et ära võrdle ennast teistega, vaid vaata, et sa oleksid täna natukene parem, kui sa olid ise eile ja kui sa oled kas või 1% iga päev parem, kui sa olid varem, siis see liitintress, see compounding aasta või 10 aasta peale on tohutult suur. Nii et mina olen täiesti ära unustanud igasuguse turu keskmise või mis iganes mingi jälgimise, et see lihtsalt ei anna mulle midagi. no vot jah, et ma küsisingi selle küsimuse sellepärast, et ma siin sügisel lugesin selle turuvõlurite viimase raamatu teise poole siis ära ka, et mis rääkis aktsiakauplejatest, esimene pool rääkis seal tuurikauplejatest valdavalt. ja mul hakkas tekkima nagu sama tunne, et ma ise hästi palju selles investeerimise maailmas nii eraisikuna, ütleme siis nagu või erainvestorina investeerides kui ka fondi hallates, noh, kogu aeg oli see võrdle ennast nagu sobiva indeksiga, et siis sa tead, kas su võimlemisel on nagu sellist sisu ja põhjendust taga või mitte, on ju, et kui sa paned palju aega sisse, valid üksikaktsiaid, lõpuks jääd turuindeksile ehk passiivsele indeksi investeerimise strateegiale tootluse mõttes alla, siis pole ju nagu väga pointi, on ju, võimelda. et võidad aega tagasi ja võidad ka raha justkui. aga seda raamatut lugedes ma hakkasingi nagu mõtlema, et aga kauplemine on ikkagi nagu väga teistsugune tegelikult, et põhimõtteliselt me seal saame hoopistükkis üldse lihtsustada, et me saame vaadata ju kahte asja, nagu sina rääkisid, et on rida neid tehnilisi parameetreid, aga siis teine asi minu arust seal kõrval on ka see, et okei, et mingi 3 või 5 aastaste perioodide peale mõõdetuna ma soovin saada, ma ei tea, keskmiselt 50 kilo aastas, see ei tähenda, et nüüd nagu iga aasta, aga mul on vaja a la mingi 50 kilo võtta, et sealt oma elamiskulud ära katta näiteks. Mhm. ja võib-olla see ongi nagu see mõõdik ja kogu lugu, on ju. jah, lihtsalt jah, siis peaks arvestama ka kasvu ja inflatsiooni sisse, on ju, et muidu on see, et su kauplemisäri või portfell ei kasva, sa võtad iga aasta sealt selle 50 kilo välja ja siis tegelikkuses su portfelli ja sissetuleku ostujõud nagu ajas väheneb. aga, aga noh, see selleks, seda on lihtne sisse mudeldada või arvutada. Aga jah, kui ma mõtlen veel sellele näiteks, et millal inimesed hakkavad ennast indeksiga võrdlema, loomulikult räägitakse sellest kõige rohkem siis, kui indeksil läheb väga hästi, tõuseb turg, uued tipud, et ma ei mäleta, et keegi 2009, 10, 11 oleks mulle indeksit soovitanud ja öelnud, et SB500 on kõige parem, on ju, noh, ilmselgelt seepärast, et lihtsalt tururežiim oli teine. siis võib-olla, kui mainisid seda SB500, siis lihtsalt naerdi näkku ja öeldi, et millest sa räägid, et see on kõige kehvem asi üldse.
nii et ennem peab olema nagu mingit aega tõusev turg, et inimeste meelsus muutuks, täpselt samamoodi peab olema mitu aastat langev turg, et inimeste meelsus siis tagasi pööraks. ja nii et see on nagu sellega minu meelest seotud ja teine asi on see, et ega tõusval turul ongi hea olla aktsiates võimalikult palju sees. iga kord, kui sa väljud ja ostad kõrgemalt tagasi, siis sa oled nagu tõusval turul kaotanud, noh, lihtsalt ma ei tea, on ju, tulevikku, et kas see turg jätkab tõusu või mitte, nii et mul on pandud mingid riskihalduse reeglid, et ma võtan maha ja vaatan edasi, mis saab. aga paratamatult tõusval turul on kõige parem, kui me teaks ette, et turg tõuseb vot nii kaua, siis oleks kõige parem olla sees lihtsalt matemaatiliselt, on ju. ja, ja teine asi on see, et ega kui indeksi, noh, mis asi see indeks on ju lihtsalt see tavapärane indeks, indeksid on erinevad, aga kui me räägime SB500-st, on ju, SPY tikerist, siis ta ju, seal on ju need suuremaid ettevõtteid on suurem osakaal, on ju, mis tähendab seda, et kui nendel suurtel läheb kõige paremini, siis peabki indeksil hästi minema. kui suurtel läheks halvasti, siis läheks kogu indeksil kehvasti, on ju. Mhm. see on umbes sama, et kui sa portfelli ostad suurelt mingeid aktsiaid ja just neil aktsiatel läheb väga hästi, siis su portfell on imeline, teeb imelist tõusu. kui nüüd satub see, et just need aktsiad, mida sa kõige suuremalt ostsid oma portfelli, neil läheb väga halvasti, siis Mhm. vahet ei ole, et nendel teistel, mida sa väikselt ostsid, läheb hästi, su kogu portfelli läheb halvasti, lihtsalt see kontsentratsioon on ju, on nendel ja nüüd indeksil ongi see, et ma arvan, et noh, paljud, eks ma olen ise ka, kui ma alustasin ja vaatasin indeks ETF-e, ma mäletan, siis ma alguses vaatasin seda SB500, vaatasin, et pagan, aga kui ma täna ei osta, siis ma ostan teda kõrgemalt, on ju, et ma pean nagu kohe ära ostma, seepärast et see ainult tõuseb, on ju. Alguses jäi nagu selline mulje mulle endale, kui ma vaatasin nagu indeksi graafikut. et lihtsalt mida varem osta, seda parem, on ju, sest see kogu aeg tõuseb. aga nüüd ongi see, et hetkel ongi see, et need kõige suurematel on kõige paremini läinud, aga see ei ole alati nii ja see võib nagu muutuda ja ilmselt ta mingi aeg muutubki, küsimus on lihtsalt millal, on ju. ja, ja sellepärast ongi see, et peab noh, kui ma endast räägin, siis mina lihtsalt jooksutan oma strateegiaid, jään oma riskihaldusele kindlaks ja see võib olla ainult, see võib väga lühiajaliselt aega võtta, et see muutub, pöördub ja ja üks asi, millele ma olen mõelnud, ma ei tea, mida sina sellest arvad, siis ongi see, et nüüd, kui me võtame nagu turuindeksi keskmise üle hästi pika aja, on ju, siis noh, ma ei tea, maailma aktsiatel seal on vist 6% pluss dividend, a la mingi 8, 7, 8%. USA-l on see võib-olla mingi 8% pluss dividend, äkki mingi kuni 10% pikaajaline keskmine. aga kui me nüüd võtame mingi lühemaajalisema perioodi, ma ei tea, 10 aastat on ju, ja nüüd see keskmine on mingisugune 12, 13 või isegi 15% Mhm. indeksil, siis nüüd on nagu minu jaoks on nagu kaks küsimust. kas nüüd on midagi muutunud, et see keskmine hakkabki olema kõrgem, mis on üldiselt nagu vähem tõenäoline, või siis see mingi hetk tekib tagasipööre keskmisesse, see mean reversion, ja nüüd on nagu küsimus, et see mean reversion ei tähenda seda, et turg crash ib ja nüüd kukub, peab kukkuma 50%, et tagasi normaalsusesse jõuda. teine variant on veel. üks variant matemaatiliselt on see, et turg kukub kõvasti ja jõuab oma tavapärase keskmise juurde või siis ta pikaajaliselt aastaid ei liigu kuhugi, liigub külgsuunas, ehk siis aeg on see, mis lahjendab seda keskmist. vaata, seda keskmist saab lahjendada kaks asja, hinnaliikumine või aeg, on ju, Mhm. emb-kumb. ja mina võib-olla ise, kui ma nagu peaks intuitiivselt panustama, mida ma oma portfelli ja rahaga ei tee, on ju, siis ma arvakski seda, et võib-olla kui turg ei crash'i, siis ta lihtsalt mingi hetk tekib selline aastatepikkune külgsuunaline liikumine, kui võib-olla nendel suurtel ei lähe enam nii hästi ja tekib indeksi sees see roteerumine, et liidrid vahetatakse välja, siis siis ongi see, et inimesed lihtsalt neil noh, on see, et kas sul on kannatlikkust lihtsalt mitte midagi teenida, kui sa näed kõrval mingeid lennukeid ja aktsiaid ja teised teenivad, ma ei tea, mis iganes, krüptos võib-olla täna mitte nii palju, aga noh, nüüd ongi küsimus selles, et täna on nagu raske seda teesi kuidagi välja käia, et suurtel hakkab kehvemini minema, kui siin big tech lendab. okei, ma ei ütleks, et ta no, lendab, no aga tegelikult ta teeb nagu need head tõusu. ütleme nii, et fundamentaale vaatavad investeerimisstrateegid ja varahaldurid väga palju räägivadki seda juttu juba, mine sa tea, äkki viimased 3 või 5 aastat. Et
et ees on ootamas selline kümnend, kus tootlused ei pruugi olla sellised, nagu nad olid minevikus, isegi pikaajalistele tootlustele võiks siis nende arvutuste kohaselt USA börs alla jääda ja miks on ju, sellepärast et need noh, fundamentaale vaadates on ju PE suhtarv, hinna-kasumi suhtarv, teised väärtussuhtarvud ka on tõusnud ajaloolistest keskmistest omajagu kõrgemale ja isegi kui ettevõtete kasumid jätkavad kasvamist, ettevõtete käive jätkab kasvamist, siis kui see PE nii-öelda mean revert ib ehk pöördub tagasi oma ajaloolise keskmise juurde, siis see tähendab seda, et äri kasvab, valuatsioonid langevad ja aktsiate hinnad võivadki vabalt olla külgsuunalised, on ju. jah, Ja siis me jõuame tagasi sellesse normaalsusesse, et see oleks see sisu siis sellise külgsuunalise ehk ajas läbi tehtava korrektsiooni puhul. Ja noh, need numbrid, mida siin õhku on visatud, ongi, on ju, et -3% kuni 3%-ni aastas keskmine tootlus järgmise dekaadi jooksul USA aktsiatel. Et päris palju strateegia on mingeid selliseid numbreid siin välja visanud või õhku visanud viimase paari-kolme aasta jooksul. mhm, Ja matemaatiliselt see nagu paistab jah, nagu täitsa mõistlik loogika. Aga see suur küsimus ongi, et kas midagi on nagu turustruktuuris muutunud või midagi on muutunud nende indeksite koosseisus. Ja mida aasta edasi, seda rohkem ma ise kaldun sinnapoole, et nagu jah, mõnes mõttes on. Ja just ennekõike selle väiksed versus suured ettevõtted või siis väiksed versus megakäpid. Et nendel suurtel on lihtsalt nagu seda raha, seda cash'i ja rahavoogu on lihtsalt nii palju, et nad saavad nagu igasugu asju teha. Ja väikesed sõltuvad ikkagi väga palju intressimääradest, sõltuvad konkreetselt tarbija sentimendist, mingisugustest tariifidest, poliitilistest asjadest. Suured kuidagi püsivad nendes lainetes paremini ja kasumimarginaalide muutused sellel aastal on väga hästi näidanud seda, et suur seitsmik kasvatas oma kasumimarginaale sellel aastal, ülejäänud SB500 ettevõtted keskmisena pigem neil oli valus kogu see tariifitrall. Ja noh, nüüd ongi suur küsimus ja ootus, et kas nüüd siis äkki pöördub teistpidi. Praegu analüütikud ootavad, et ülejäänud väiksemate ettevõtete kasumimarginaalid võiksid minna tõusu, suure seitsmiku kasumimarginaalid allapoole, sellepärast et rahakotirauad on kuidagi natuke liiga laiali läinud selle ai buumi valguses. no vaata, üks asi ongi see, et nendel ettevõtted on suured, neil on palju raha, nad on head, suured, tugevad moat'iga ettevõtted. aga me kõik nüüd teame seda ja tihti on see, et aktsia hind ei pea liikuma ettevõtte siis nii-öelda edukusega samas suunas, vähemalt mingi aega, jah, väga pikaajaliselt teoorias fundamentaalid mängivad välja aktsiahinnas, aga kui see on kõik juba sisse arvestatud ja kõik tulevikuootused on sisse arvestatud ja mis iganes, on ju, ja me kõik teame seda, et need on väga head ettevõtted, siis võibki olla see, et nende tulevikus need ettevõtted ei muutu halvaks või nendega ei juhtu midagi. lihtsalt aktsia hind enam ei tõuse sama kiirelt või pöörab üldse mingites episoodides langusele. aga noh, kas sa see on. tead, kas sa tead ühte märgilist sündmust, mis kas sellel või eelmisel nädalal juhtus, mis on seotud 2000. aasta tehnoloogiamulliga? Ilmselt ei tea, ma olen täiesti isoleeritud hetkel igasugustest finantsuudistest. No selle 2000. aasta tehnoloogiamulli üks peategelane ja peatähelepanu saanud ettevõte kandis nime Cisco. Ja juhuu, Cisco aktsia jõudis nüüd oma all-time high'ni esimest korda üle selle 25 aasta. Ja äri seal all on kogu aeg nagu kenasti kasvanud. Jah, see on nagu veidi tsükliline, aga äri on kasvanud, lihtsalt toona PE oli seal, ma ei tea, kas 50 või 70 või mida iganes, on ju. jah, see tuletab mulle meelde neid ütlusi, mis vahel ajavad mind muhelema või ka naerma, et kui keegi ostab, investeerib aktsiatesse retail, siis tihti on see, et kui see aktsia hakkab kukkuma, siis noh, esimene vabandus on, et see on mul pikaajaline investeering, okei okay. Kui ma kuulen, keegi ütleb, et see on ta pikaajaline investeering, siis tihti tähendab seda, et ta kaotab raha seal, on ju. Ja siis teine ütlus selle järgi tuleb see, et aga ega see ettevõte ju ära ei kao, on ju.
ja ei, ta ei peagi ära kaduma, see ettevõte võib olla sul järgmised 30 aastat väga hea, aktiivne ja sa hoiad järgmised 30 aastat seda aktsiat, aga see ei tähenda seda, et sa selle aktsiaga raha teenid või oma varasid kasvatad, et need asjad ei ole alati korrelatsioonis. Et see ettevõte võib olla hea, see ettevõte ei pruugi ära kaduda, aga see ei tähenda seda, et selle ettevõtte aktsiat hoida on hea mõte ja see on hea näide, et noh, vaata neid näiteid on erinevaid, on ju, me võtame mingi Amazoni, Apple'i või Microsofti, on ju, siis on see, et lihtsalt hoia igavesti, osta juurde ja kõik, aga siis vahel on sellised Cisco või mingisugused deelistitud Enron, Lehman, mis iganes näited, kus seda ettevõtet enam ei ole, on ju. Et sellepärast kuidagi raske on selle põhjal mingeid järeldusi teha. ma ei tea, kas sa loed, uurid päris palju igast seda finantskirjandust, et ma mäletan paarist mitmest kohast ma mingi aeg nägin seda teooriat, noh, ma ei oska öelda, kas see on õige või vale, ma ei ole seda valideerinud, aga on visatud õhku selline number, et 4% kõikidest läbi ajaloo börsil kaubeldavatest aktsiatest on kokkuvõttes tekitanud selle börsi Mhm. jõukuse Jah. ja ülejäänud on sellised nii-naa mitte, noh, ei ole nagu panustanud sellesse kogu börsi jõukusesse, et see on 4% kõikidest aktsiatest, et mis sa sellest ise arvad? Ja on küll, see statistika ma olen ka näinud ja minu arust oli seesama number. No mis seal arvata on, nii on ju. Nii lihtsalt ongi. Teeb aktsiavaliku keeruliseks. No see näitabki väga hästi, et kui keeruline on valida üksikaktsiaid, mida pikemaks sa lükkad ajahorisondi, kui me räägime sellest, et hoiaks portfellis 10, 15, 20 või 40 aastat. Et noh, ongi keeruline jah. Kui sa võtadki igal ajahetkel kogu investeerimisuniversumi ja üritad sealt valida need 10 või 20 parimat, siis noh, paratamatult ikkagi tuleb vaadata noh, vähemalt aastas korra peale on ju, et kas ikka tundub jätkuvalt hea ettevõte või mitte ja siis me jõuame jälle ringiga sinna tagasi, et hea ettevõte ei pruugi olla hea investeering, on ju, noh, just, oleneb ka, mis ajal sa selle investeeringu teed, on ju, et jah. üldjuhul see peab ebameeldiv aeg olema, et see oleks tagantjärele nagu hea investeering või investeerimise koht. aga mulle nagu meeldib teoorias see, lihtsam öelda kui teostada loomulikult, aga et kui ma nüüd võtan need 96% aktsiaid, mis siis ei ole selles jõukuse tekitajate hulgas, siis kui ma panen sinna mingi erineva ajahorisondi, lühemaajalisemad trendistrateegiad pikaks ja lühikeseks, siis neist võib tekkida head kasumlikud kandidaadid mingis teises ajahorisondis, isegi kui nad 20-30 aasta põhjal ei olnud need jõukuse tekitajad, on ju. Ja muidugi, seal sees on mulle, kollapse ja siis tavalisi tsüklilisi liikumisi. jah, et sellepärast noh, eks me räägime oma raamatut nii-öelda, on ju, et sellepärast ma olengi lühemaajalisem kaupleja, trendid, mean reversion pikaks-lühikeseks ja haldan portfelli aktiivselt. Et liiga palju usaldada seda, et varem on mingid aktsiad igavesti tõusnud, et siis nüüd minu hoitavad aktsiad teevad tulevikus sedasama ja just siis, kui mina 30 aasta pärast pensionile hakkan jääma, siis ma ilusti müün tipus neid maha ja naudin oma pensionipõlve, et see on päris suur risk minu meelest selles mõttes võtta, et sul on ainult üks kord. Sa saad nagu, sul on see üks 30 aasta, okei, sul selles mõttes see üks põhiline 30 aasta periood, kus sa saad 35 pealt jõuad 65 peale, sul sellist sama perioodi elus rohkem võimalust ei ole. jah, sul võib olla 65 pealt 95 peale ka 30 aastat, kui sul tervis on hea ja pead vastu kaua. aga see on juba nagu erinev eluetapp, on ju. No ja kapitali ei tule tõenäoliselt nii palju peale, Mhm. juhul kui sa esimese 30 aastaga äpardusid. Et selles mõttes minu meelest on jällegi see, et mida lühemaks sa selle ajaperioodi tood, seda rohkem on sul neid võimalusi uuesti proovida. Aga see on mõnes mõttes sul praegu hea väljaütlemine, et tegelikult nagu you only have one shot on ju, kui me räägime pikaajalisest investeerimisest, pensioniks kogumisest ja
äkki siis nüüd kõik kuidagi saavad paremini aru, et ärge ära susserdage või ma ei tea, tekib rohkem mingisugust mingi tunne, et ma tahan seda asja tõsiselt võtta ja mitte nagu pritsida seda raha kuhugi laiali. räägime kasvõi teise või kolmanda samba kogumise valguses, on ju. Ma ei tea. jah, kuigi mu mõte vist oli vastupidine, et mitte No ma mõelda saan aru, sinu 30 mõte aastaga. oli see, et tõmba see ajahorisont lühemaks ja siis sa leiad nagu viise, kuidas toimetada nii, et isegi kui sa paar korda äpardud, siis sa ikkagi leiad selle viisi, kuidas edukas olla, on ju. aga need, kes ei taha aktiivsed investorid olla, võib-olla neile see minu väljaütlemine tekitab siis neil sellise tunde, et võiks nagu seda teemat tõsisemalt võtta. jah, aga ma arvan, igal juhul ilmselt peab neid ootusi siis madalamaks tooma või vaata, väga palju mängib rolli ka see, millal sa sündisid, on ju, ja seda me näeme tagantjärele siis, kui sa saad 65, 70. Sest ajaloos on ka USA turu näitel on väga palju neid, vaata, et mingi põlvkond on mingi ära sa jumala eest pane oma raha aktsiabörsile, on ju, et sa jääd Mhm. kõigest ilma. ja siis on mingid teised, et lihtsalt YOLO all in, on ju, sellepärast et aktsiad alati tõusevad. see on lihtsalt nii-öelda generatsioonide põlvkondade erinevus, kellel on mingi kogemus oma 30-40-ndatest eluaastatest, on ju, aktsiaturul, kui neil oli võib-olla see kõige suurem raha sissevool aktiivsest töötamisest ja investeerisid ja siis kas nad siis 10, 20, 30 aastat hiljem pidid pettuma või olid väga õnnelikud, on ju. et see natuke nagu sõltub sellest ja noh, minul ka igasuguste nende backtest imistega ma olen sellest rääkinud, kirjutanud, on alati see väike kahtlus, et kui midagi tundub hästi hea minevikus olnud ja siis kõik nagu lähevad selles suunas, sest et see on nii hea olnud, siis kuidagi see piiratud ressursi keskkond, see kapitalism ja rahasüsteem kuidagi korrigeerib ja kohandab ennast nii, et suurem osa inimesi ei saaks liiga jõukaks ja liiga iseseisvaks, et noh, lihtsalt meil süsteem muidu nagu ei töötaks, et kui kolmandik populatsioonist saaks Bitcoini miljonäriks, siis kes siis mulle restoranis süüa teeb või mingeid muid teenuseid pakub, et neid inimesi ju siis kaob ära, et kõik on lihtsalt kodus ja oma raha otsas. mis minu jaoks, teine termin siit üldse, ma praegu ise peaks sõna tagasi võtma. mis asi on Bitcoini miljonär? minu meelest euromiljonär tähendab seda, et sul on 1 000 000 eurot, siis Bitcoini miljonär peaks tähendama seda, et sul on 1 000 000 Bitcoini. Mhm. kuidas sa saad nagu teistmoodi võtta, et tundub natuke imelik või mitte? jah. Tavaliselt selles samas nominaalis peaksime me mõõtma siis seda miljonäri staatust. nii, aga kuule, kui me siin kauplemisest ühe ja teise nurga alt rääkisime, siis ja sulle meeldib kauplemisest rääkida, siis ma küsin su käest sellise küsimuse. sina oled leidnud oma stiili, oma kauplemisstiili mõnes mõttes päris kiiresti, sellepärast et sul on neid aastatega lisandunud ka, on ju, neid strateegiaid. ja, ja kui ma nüüd õigesti mäletan, siis sinu jaoks sai väga palju alguse sellisest, kuidas me siis seda nimetame, ta ei ole nagu indikaator, aga ta on siis, mis asi on see Keltneri kanal, kuidas me seda nimetada saame, on ikkagi indikaator või? Indikaator ja see on lihtsalt see erinevus, et ta on nagu overlay. ta on see indikaator, mis sa paned nagu hinnale peale, mitte nagu MACD RSI, mis sa paned alla juurde. okei, ühesõnaga Keltneri kanal, aga äkki sa räägid lahti kuulajatele, mis asi see Keltneri kanal on, kuidas sina selle indikaatori kasutamiseni jõudsid, miks sa ta välja valisid ja sellist eellugu nagu. et miks ma seda küsin, on nagu sellepärast, et ma näen, et see kauplemine on jälle nagu päris aktiivne, meil õige mitmed Miljoniklubi liikmed käisid ju sinu sellel Äripäeva kauplemiskoolitusel ka. ja siis ma kuulen neid vestlusi, et noh, et kuidas ikkagi, missugune strateegia, kuidas leida see oma, on ju, ja nii edasi. Võib-olla ütlen kohe siia ära, et millest ma olen aru saanud oma kogemusega ja teoorias ajapikku, et need indikaatorid ei ole põhjus, et ma raha teenin turul. Need indikaatorid on väga lihtsad, kergetähenduslikud orientiirid graafikul, et visuaalselt hinda analüüsida ja kuidagi interpreteerida enda jaoks.
Keltneri kanalini ma jõudsin nii, et alguses ma kasutasin üldse Envelope kanalit, mis oli Alexander Elderi vanemates raamatutes, mida tema see hetk ka kasutas, kui ma tema pealt asju õppisin, tehnilist analüüsi. ja Envelope kanal on lihtsalt väga lihtne, et sa määrad ise protsendi, näiteks ma panen 5%-se Envelope kanali või 10%-se ja siis ta joonistab selle siis 10% üles, 10% alla sellest libisevast keskmisest, näiteks kui ma panen mingisuguse 21 päeva libiseva keskmise ja ma tahan kanalit, et kui hind on 10% üles või alla, on ju. hästi lihtne ja selline äh, mitte muutuv kanal, et ta on kogu aeg niisugune konstantne. aga siis, kui ma läksin nagu põhjalikumaks tehnilises analüüsis ja hakkasin rohkem aktsiate volatiilsust vaatama, jälgima, siis ma jõudsin Keltneri kanalini tegelikult läbi Elderi partneri Kerry Lovorni, kes seda vist ka Elderile tutvustas või näitas rohkem. ja minu arust Elder lõpuks tema pealt ka võttis selle enda kasutusse. Täiesti kindel pole, aga see selleks. ja Keltner võtab nagu arvesse seda, et üks aktsia võib-olla liigub päevasiseselt 5%, aga teine aktsia liigub 1,5%. ja siis ta näiteks, kui ma kasutan kolmekordse kauplemisvahemikuga Keltneri kanalit libisevast keskmisest üles-alla, siis täpselt nii palju see kanal ütlebki mulle, et ülemise joone juures oleme libisevast keskmisest vot 3 kauplemisvahemikku kõrgemal või siis alumise joone juures madalamal. kui see on 5%-se keskmise kauplemisvahemikuga aktsia, siis see on 15%, kui see on 1,5%-se keskmise kauplemisvahemikuga aktsia, siis see on 4,5%, et põhimõtteliselt ta lihtsalt joonistab selle kanali vastavalt aktsia volatiilsusele ja ta on mingisugune orientiir graafikul, et ma saan öelda, et nüüd aktsia on oma tehnilisest tasakaalupunktist, õiglasest tehnilisest väärtusest ehk libisevast keskmisest vot nii palju välja venitatud üles või allapoole ja ma saan sellest nagu siis järeldada seda, et olenevalt olukorrast, et kas ta on lühiajaliselt üle ostetud või allpool üle müüdud, et ma eeldan sealt mingit tagasipööret normaalsusesse, aga mingis kontekstis võib ta näidata tugevust ja nõrkust, näiteks pikaajaliselt, et lühiajaliselt üleostetud võib tähendada pikaajaliselt võimaliku tõusu jätku, on ju. et meil on alati mul on alati selline konfliktne olukord selles mõttes, et lühiajaliselt on võib-olla tagasipööre ja pikaajaliselt on võib-olla peale tagasipööret see tõusu jätk, on ju. et sellepärast ei ole ühegi indikaatoriga kindlat binaarset vastust, üks või null, on ju, vaid on selline midagi seal vahel, on ju. ja tegelikult üldse minu see, nüüd kui ma hakkasin kvantifitseerima seda, mida ma graafikul olin kogenud, siis tegelikult ma kvantitatiivse kauplejana ma ei saa väga kõrgelt kontsentreeritud olla, ma ei saa võtta suurt fookust igale üksikule aktsiale, vaid ma mängin palju erinevaid käsi nii-öelda pokkeri mõistes ja saan sealt mingi statistilise tulemuse kätte. ja mul ei ole nagu liiga suurt kontsentratsiooni igal üksikul positsioonil, ma vaatan positsioone 10 või 100 kaupa, olenevalt strateegiast. ja, ja nüüd ongi see, et seetõttu kvantmaailma liikudes ma olen hakanud veel vähem seda binaarset otsust tegema, vaata, et muidu on see, et okei, ma olen siit libisevast keskmisest kõrgemal või libisev keskmine lõikus või mis iganes, nüüd olen pikk, nüüd kui kukkus alla, nüüd olen lühike, aga kvantmaailmas on rohkem see, et ma olen nagu natuke pikk, natuke rohkem pikk, nüüd ma olen nagu väga palju pikk, nüüd ma võtan nagu olen vähem pikk, nüüd ma lähen rahasse, nüüd ma olen natuke lühike, nüüd ma olen rohkem lühike. saad aru, et sul on neid nagu erinevaid staadiumeid või konditsioone on nagu rohkem. okei. see on nagu see, kuidas kvantmaailmas see signaali esinemine siis nagu toimub, vaata. Aga kuidas sa jõudsid selle äratundmiseni, et see stiil, see indikaator, see meetod sinu jaoks nagu sobib?
ja miks sa selle juurde, just selle juurde jäid, et sa niikuinii ju mingisuguseid teisi igasuguseid strateegiaid nägid ka, kui sa siin uurisid ja arendasid ennast. jaa, aga noh, me jõuame mingi, alguses on ju ei tea midagi, ei tea, mida ei tea, loed mingeid raamatuid, proovid midagi. ja ma mäletan, et juba alguses, kui ma Elderi pealt õppisin tehnilist analüüsi, siis ta ütles, et ta tunneb ära nagu hea kaupleja või see, kes tulevikus saab edukaks, et ta ei püüa jääda kopeerima või tegema analüüsi täpselt nii, nagu siis see õpetaja või see coach on ju, vaid tal tekib mingi oma viis, oma teooria, oma lähenemine. okei okay. Sellepärast, et kui ma töötan läbi mingit kellegi teise strateegiat, ideed või indikaatorit, siis ma hakkan seda muutma vastavalt, kuidas minule tundub parem, mis mina oma kogemuse või testimise põhjal näen, et on parem. Nii et kindlasti alati ma ise ka olen julgustanud seda, et ei pea tegema nii, nagu mina teen, vaid tuleb teha nii, nagu tundub endale õigem ja parem, sest ka turg on nagu kuidagi toimib paremini, kui turuosalised ei lähe kobarasse kokku ühte kohta, vaata. Turg töötab ka need igasugused meemiaktsiate näited või need, kui mingi GameStopi ostunuppu pidid mõned maaklerid ära kaotama, et kogu turg ja optsiooniturg seal gammarisk ei realiseeruks ja turg katki ei läheks nii-öelda, oli see, et inimesed lihtsalt läksid kobarasse kokku ühte kohta, on ju, ja see on see, mis võib nagu turu katki teha. Ja see ei ole üldse nagu hea viis raha teenida või üldse efektiivne viis oma raha hallata, et sellepärast ongi hea jõuda nagu oma lähenemise, oma viisini ja muidugi need strateegiad, mida ma näiteks täna kauplen, on väga sarnased võib-olla mingite teiste turuosaliste strateegiatega, aga nagu natukene erinev. see mingi väike erinevus, personaalne custom lahendus või viis teha omamoodi on lihtsalt see, et mu sisenemised-väljumised ei satuks kõigi teistega samasse kohta ja samale ajale. Et ma ei jookse ukse poole siis, kui kõik teised jooksevad, kas ma siis lähen natukene varem uksest välja vaikselt või ma ootan selle tormijooksu ära ja lähen siis peale seda, aga peaasi, et ma nagu ei tormaks kõigiga koos ei uksest sisse ega uksest välja. okei. Mis mõtted tekkisid? Ehm, ja vot see personaalse touch'i lisamine, jah, see nagu kuidagi, see kõnetab väga palju, et ma just mõtlengi, noh, ma ei ole nagu kauplemises on ju mingi kogenud ja ma ei pea ennast väga kauplejaks, aga neid stoppe on elu jooksul tulnud kuhugi panna. ja, ja siis ikkagi täpselt seal ma tunnengi, et saigi mindud seda rada, et noh, õpid, kuulad, uurid, kuidas neid stoppe panna ja lõpuks sa oledki seal nagu ukse taga järjekorras, siis tehakse see uks lahti ehk asi kukub stopist läbi ja siis kõik karjaga on ju lendate sinna sisse. siis, kui see väike ukseauk laseb kogu selle pundi lõpuks läbi, siis teisel pool selgub, et ta tegelikult kõik on hästi ja siis trügivad kõik tagasi ja lõpuks on ju noh, me teame, mis siis tähendab, et sendi täpsusega võetakse vahest neid stoppe välja ja seal ma olengi väga hästi seda tajunud ja siis lõpuks leidnud need oma meetodid, kuidas neid stoppe vajadusel siis panna näiteks. No aga mu küsimus siis, et mis need meetodid on? no esiteks on see, loe siis et kohe ette. jah, no esiteks on see, et ma ei kasuta neid sendi pealt või euro või dollari pealt neid eelmisi põhjasid või mingisuguseid muid indikaatoreid, mis võiksid olla sellised, mida enamus turuosalisi kasutavad, mingisugused libisevad. nüüd asi, millest me võib-olla võiks järgmistes saadetes rääkida, on VWAP on ju, volume weighted average price, viimastel aastatel kuidagi väga, väga populaarseks muutunud mõõdik, mida kasutatakse läbimurrete jaoks ühele poole ja teisele poole, stoppide jaoks siis allapoole. ja, ja mis ma nagu viimastel aastatel olen kuidagi vaadanud, et missugune lahendus mulle või ütleme, viimase selle aasta jooksul, missugune lahendus mulle kui investorile sobib, on see, et ma panen siis nagu stopp taseme, punkt üks, ma ei pane stoppi sisse müügikorraldusena, vaid ma panen alerdi ehk hinnateavituse, kus iganes tööriista, mina kasutan TradingView'd näiteks. ja kui ma saan selle hinnateavituse, siis samal päeval ma ei tee mitte midagi.
ja järgmisel päeval, kui ta avaneb sealt stopist ikkagi allpool ja on 15-30 minutit pärast kauplemise algust seal stopist allpool, et siis minu jaoks tegelikult see asi läheb siis nagu välja. Et ma nüüd nagu annan nagu veidi rohkem aega, aga see on sellepärast, et minu positsioonid on ikkagi investeerimisportfellis noh, nagu aastaid on ju, et siis ma tunnen, et see lahendus on täitsa okei. Ja tihtipeale ma tegelikult kasutan ka veel seda, et ma vaatan neid nagu reedeseid sulgumisi, mitte nagu nädalasiseseid. Et ma ootan selle reedese nädalalõpu küünla ära ja siis vaatan, on ju, järgmise nädala avanemist. ja ei, selles mõttes on hea, et sa ei torma, seal ongi lihtsalt, et noh, sa ei saa nagu riski vältida, sa lihtsalt lükkad riski kuhugi mujale, on ju, et sellega sa lihtsalt lükkad riski sinna, et kui tekib mingi Covidi-sugune paanika, on ju, siis sa väljud oma lõdvema stopiga lihtsalt madalamal, kui me räägime aktsia ostust-müügist, on ju. Aga lihtsalt sellise olukorra esinemistõenäosus on väga madal, on ju, niimoodi, et enamik juhtudel võib-olla see on nagu parem, aga lihtsalt sa hoiad riski kauem nii-öelda, Jah. jah. Ja selgelt seal võib tulla nagu äpardusi, on ju, et ongi mingi gap down, gap down, gap down mitu päeva järjest, on ju, ja oleks olnud mõistlik kohe maha müüa, nii kui ta, noh, alati neid Mhm. olukordi on ka. aga noh, siin tulebki siis mängu ju see portfelli teine riskijuhtimise tase, mis on positsiooni suurus või Ja, hajutamine. ja absoluutselt, absoluutselt, sellepärast ongi see, ei ole nagu ühte konkreetset vastust, et minu arust eile tuli eelmise saate alla küsimus Youtube'is stopi paigutuse kohta mulle ja vastasin sellele ka ja tegelikult needsamad mõtted, et ei ole nagu, tahaks nagu seda stoppi sinna kõige paremasse kohta panna, on ju. Tahaks nii, et stopp saab pihta ainult siis, kui oli päriselt vaja, et ta saaks pihta, on ju. Et kui stopp saab pihta, siis meil oli õigus sealt väljuda, aga me ei tea seda ja me peame mingi optimaalse lahenduse tegema ja minu jaoks on see tihti seotud sisenemisega, et kui keegi küsib, kuhu ma stopi panen, siis väga raske on seda öelda, kui ma ei tea, mis see on sisenemine, mis on üldse need instrumendid, mis on need kriteeriumid, mille põhjal on need instrumendid või aktsiad valitud. Ja mis on see positsiooni suurus kõik kokku vaata ja mis muud korrelatsioonistrateegiad sul portfellis on. et selles mõttes väga raske on nagu ilma selle infota midagi üldse arvata või öelda väga konkreetset, Mhm. kuhu see stopp no panna. kui me juba nagu stoppidest räägime, siis minu arvates äh, sa võid vastu väita, kui sa ei nõustu, aga minu arust äärmiselt oluline on nagu meeles hoida, äh, et kui sa stopi paned, ütleme näiteks, ma ei tea, ostan 100-ga, panen stopi, ütleme, et on nagu mingi pikk trendi või momentumi positsioon, panen stopi 90 juurde. nii, aktsia hakkab liikuma minu soovitud suunas, et jumala pärast nagu ära ei unusta, et see stopp jääb sinna 90 peale, eriti kui ta on nagu tehingukorraldusena sees. et see stopi tõstmine on minu arvates nagu hästi oluline asi, jällegi ma ei ole kuidagi väga aktiivselt praktiseeriv kaupleja, aga mingid sellised spekulatiivsed positsioonid või mis kunagi on nagu võetud, siis omal nahal nagu tundsin, et teed mingi meeletu sõidu. noh, mul on olnud aktsiaid siin, millega ma olen teinud nagu mitu X-i ja siis annad kõik tagasi. kõik. no iseenesest sa saad panna maakler tarkvaras tihti seda trailing stop'i, mis siis treilib kas protsendi või dollari summa järgi. aga jah, siis see treilib nagu tavaliselt turusiseselt iga hinna liikumise põhjal, mitte näiteks sulgumise põhiselt või midagi sellist, on ju, Mhm. et näiteks iibe-s saab samamoodi panna adjusted stop'i, et ma panen näiteks stopi 90 peale, aga kui hind tõuseb 110-ni, siis ta ise automaatselt teeb ühe korrigeerimise, ta viib 90 pealt 105 peale näiteks, ma ise saan määrata selle ühekordse stopi korrigeerimise adjusted stopiga, aga see on jällegi turu sees päeva ajal, on ju, et mulle meeldiks võib-olla ka, et kui seda saaks kuidagi nii, et kui ta nüüd sulgub mingist tasemest ülevalpool, siis järgmisest päevast see stopp on liikunud automaatselt ja seda saab ka teha, aga siis selleks on vaja mingit custom API lahendust, et noh, näiteks iibest rääkides oma API liidesega, noh, põhimõtteliselt võid kõike teha, et sa võid panna ta selle maakler tarkvaraga omavahel suhtlema pilveserverisse ja teha täpselt nii
personaalseid otsuseid automaatselt, nagu sa tahad. kui ma natuke hüppan nüüd järgmisele teemale, kuna sa siin eBay jutuks võtsid ja mul tuli meelde, et me oleme eelmistes saadetes rääkinud seda ühe eestlase eBay konto häkkimise teemat ja suhtlesin siin temaga äkki mõned nädalad tagasi. ta kirjutas, et ta sai uued logid siis eBay käest. Ja seal oli siis näha, et Hongkongist oli tema kontole sisse logitud ja ära tehtud see kahefaktoriline autentimine SMS-i teel. Ja noh, see tekitas nagu veel rohkem küsimusi tegelikult, kui andis nagu vastuseid. Et kui muidu on sul kahefaktoriline autentimine peale pandud nii, et on ju mobiilis äpi kaudu, kas siis sõrmejälg või näotuvastus või mis iganes, et kuidas siis järsku keegi on ju sai mingi SMS-i teel saadetud koodiga läbi selle kahefaktorilise autentimise ja noh, sai kontrollitud on ju, et kas on ikkagi enda mobiilinumber seal ja et jah, justkui see logi andis mingeid vastuseid, aga see tekitas nagu veel rohkem küsimusi ja kui mingit infot ka tuleb, et eks ma siis jagan siin Okei, börsijuttude ja see oli ta saates. enda mobiilinumber või? Kontoga seotud number? Tema enda mobiilinumber on kenasti seal eBay-le üles antud, on ju, et seda ei olnud kuidagi muudetud. Okei, aga kuidas, siis tekib küsimus, et kui tal on mingi Telia või Elisa või mis iganes number, et kuidas siis keegi sai seda sõnumit lugeda? Jah, et kuidas ta sai selle sõnumi üldse kätte ja sealt selle koodi on ju. Noh, sealt logist, nii palju kui mina aru sain, sealt logist ei tulnud nagu välja see, et mis telefoninumbri peale oli saadetud see sõnum. Mm. Et ainus, mis me saime siis kontrollida, oli see, et kas jätkuvalt seadistustes on tema telefoninumbrid seal olemas. Mhm. Noh, eBay nagu nendes infos on ju nii-öelda profiilis. aga eBay on ka nüüd hakanud ilmselt tegelema sellega rohkem, et näiteks nüüd on see, et näitab kaardi peal sulle, kust püütakse sisse logida, kui ta seda äpis seda autentimist küsib. On või? Aga ma ei ole jah, seda tähele pannud. niimoodi, et kui nüüd nagu mobiilis kahetasandiliselt autendid sisse logimist, siis ta avab kaardi ja näitab kaardi peal location'it, et kust see päring tuleb. Okei, äkki see on mingi iPhone'i teema siis ja siis, kui sul on see location sisse lülitatud telefonil ka. Ma ise ei ole märganud vähemalt. Või ma ei ole Võib-olla, äppi ka uuendanud tükk aega muidugi. võib-olla jah jah. No vot, kuule, aga oleme vist täna ajanud siin juttu juba piisavalt palju, et lõppu ütlen siis veel, et kõigil, kellel need investeerimise teemad on laual, tulge Miljoniklubisse. tõesti, meil on äge seltskond koos ja kindlasti sa leiad sealt ühe või teise nurga alt midagi kasulikku ja mina kedagi seal kinni ei hoia, et tuled ja uudistad nii palju kui soovid ja saadki olla liige täpselt nii kaua, kuni sul endal need teemad laua peal on. no väga hea, aga siis järgmiste kohtumisteni. See saade on meelelahutusliku sisuga. Me ei soovita osta ega müüa ühtegi finantsvara. Iga inimene on vastutav oma finantsotsuste eest. Iga finantsotsus võib viia kapitali kaotuseni.